Tere õhtust siis Sepa jalgpallikeskusest. Tammeka läheb siis vastamisi Tallinn FC Flora 21-ga. Kohtunikeks on, peakohtunik on siis Jürgen Lorenz, abikohtunik Artis Loho ja abikohtunik Karl-Markus Kiudma. Ja minuga kommenteerib täna ka Andre. No nii, palju kasu, et võidavad palli ja päris hea sööt tuleb sinna ette, et kas pääseb ka löögile. Siin on hea võimalus. Ja tuleb 1-0. Ja see oli Kiidron. Ega see Kiidron otsib ka seda võimalust, et seisuga 1-0 siis. Ja väga hea vasturünnak oli, et avanes Kiidron sealt väga hästi ja võttis palli. Ei, vabandust, kuksis, jah. Tahtis minna. Oi, kui hea töö oli. Sahtel sai ilusti palli. Nii, ja siin Tammeka proovis ka minna rünnakuga, kuid aga proovivad taaskord veel uuesti. Aga Ristno saab palli. Mängu on tulnud siis number 5. Nii, liitab uuesti äärele. Alamaa. Nii, ja saab löögile. Nii väga hästi siin kannasööduga mängiti number 27 Puurovile. Nii, kas saab löögile? Juba võiks lüüa. Vastu seal. Aga tundub, et ja lüüakse värav number 10. Niimoodi siis Kiidron. Karl Kiidron ja jäid seal mängijad üksteisele otsa vaatama, et kas penalti või mitte, aga Karl Kiidron järjekordselt näitab, et tuleb mängida lõpuni. Jah, 59 minutil. Kosse Ignatius ei suutnud seda palli töödelda korralikult, nii et siit midagi ei tulnud. Aga ma loodan, et Tammeka liiga uljalt ei hakka nüüd. Ja nüüd peab Sahtel tegema tõrje, et siit vaadatuna tegelikult tundus, et ikkagi parim kaitse on rünnak ja olenevalt nii Puurov. Aga vastu posti uksekell. Pehmelt lükata selle palli ristnurka, et tegelikult kõik vaatasid. No võiks. Oi, niimoodi. Ja saab lõpuks Flora oma tahtmise ja 77. minutil lüüakse 2-1 ja võetakse pall kiiresti sealt võrgust välja. Ja see kindlasti... Aga seda nad ju otsisidki. Ja Flora läheb uuesti. Nii, jälle 29 pääseb sealt läbi. Ja ohtlikult lendab see pall siin. Ei saa seda palli. No ei saa, jah. Aga nüüd saab Flora mehed ainult kukuvad. Selle palli, nii et ja number 27 Puurov spurdib. Väga hea võimalus. Ai, löö ära. Ja ikka otse ristnale sülle. Ja nüüd värava paigast ära, et ma ei tea seda, mis väravast välja noppinud Tammeka on siis mõnes mõttes üllatanud. Jaa, väga hästi. Florat ja 2-1 võitnud selle mängu. Ja neil oli seda võitu vaja ja punkte.